naerelt. Ma laulan igas mu vlogis. See on suht siit valgus, aga oleme tulnud Aleksandri hotelli või? Ja siin on suht mõnus, isegi on täitsa okei. Ma ootasin hullemat. Aga suht fine on. Siin kõrval on mingi Aleksandri baar ka. Nii et me joome veits veini ja siis me läheme baari äkki vaatame. Eks kirsiõlut või midagi. Ja siis jah. That's all for today. Kõige fucking rohkem depressing aastast ei saanud olla. Mis ajast on buffeetoidud 2 peale 30 €? Nagu, since when? Miks on nii kallis? Miks? 30 €. Lihtsalt natuke kartuliputru ja natuke liha ja salatit. Oleks saanud mingi Selveri toiduletist mingi 5 ka seda sama toidu. What? Läksime siin seisse, et mulle osta scrunchisid. Ja maksid 1,50 ja ta müüs, nagu 1,49 ja ta müüs meile 50 sendiga või 49 sendiga. Need scrunchid. Luck is on our side. Seal võid teise numbri saada. Kui See pole numbreid juuste peal. Põrandal on. Läksin mööda juba. Blondiinid. No see esimene kohe. No nii, first impressions. Noh, timm küll ju. Ilus vaade on ka, et ma nüüd lähen jalatsitega ka. Mul võtti raske. Normull. Lähme sööma. Ma teen neid videoid, nagu ma oleks esimest korda Tartus, aga ma tegelikult suht olengi. Või no, mitte päris, aga põhimõtteliselt. Miks? Me tulime ennem... Okei. Aga me käisime söömas. Ülja toit oli. Tegime 2 jooki. Nüüd läheme hotelli magama. Ma olen pärast kõige igavamad need puhkajad üldse. Nagu mingit actionit ei ole. Tore teenindaja oli. Levits meile pärast. Jotsi ei saanud. Sorry. Pole lihtsalt, mis ma teen. Pahad poisid. Või nagu... Paari nimi on Pahad poisid. Ok, davai. Ma ei tea, suht boring on praegu. Bye. Tulime tagasi hotelli. Sest et... Ma ei tea, pole sükust vibe'i. Nagu on, aga nagu ei ole. Aga oleks kui rohkem juua. Aga ongi see, et mul on vaja asju teha, mul on üks koosolek. Ja me Tallinnas tagasi saama. No ma saan mul bussipilet ostetud. Aga nagu... Ma ei viitsi seal bussis mingi pohmaga tiksuda. Nii et ta on siuke rahulik. Ja, ma ei tea.
sool suht. Väga nagu pole midagi. jah, that's all. Palun ei, lihtsalt lõpetada. Ära tee niimoodi. Peab mida? Ma pean selle endast välja juurutama. See räige punn, ma peaks ära pigistama, ma ei taha seda pigistada. Sest et ma ei tea, ma ei taha arme. Nagu, jah. Muidu ma nagu skincare on ülipaigas. Alati, kui ma käin kuskil küla peal või maal, siis ma kasutan mingeid vahendeid, mida ma muidu nagu ei kasutaks. Ja siis, sest ma ei viitsi enda asju tassida nagu, nad võtavad nii palju ruumi. Ja siis, jah, ma ei tea. Tunnen, et see ei ole nagu hea näona jaoks. Aga it is what it is. Ok, davai, lähme toitu. Good night. Tere hommikust. Nüüd on teisipäev. No meil on nagu munas, pea on mega pasane, sitane, must, ma ei tea kas. Aga õues on lumi põhimõtteliselt täiesti ära sulanud. Ja ma olen nii õnnelik, sest et nii palju nagu parem on liigelda, kui sul ei ole libe. Obviously. Aga ma olen jõuksi praegu. Ja siis ma olen tööle. Et jah, jätkub tavapärane elurutiin. Appi. Ma tahtsin teiega rääkida. Ma käisin tatokat tegemas juba mingi eile? Ma ei tea, kas see oli eile või? Mul võimalusel ajataju täiega lappa, okei, et nüüd te nägite ära. See on muust tatokas. Siin on veel see kleepsukene peal. Ma saan selle homme ära võtta. Homme on siis 3 päeva möödas. Või noh, see läheb nagu... Ehk siis 2 päeva möödas, et nagu 2 päeva tagasi tegin. Mida iganes. Just ma käisin tatokat tegemas. Ja ma tahtsin nagu... Mis mul nagu sellega nagu seostus või nagu mis mul praegu viimasel ajal on see, et nagu see tatokat tegemine pani mind nagu... Nina sügale, vaata. See tatokat tegemine pani mind nagu mõtlema või nagu... Ma tean seda muidu ka, aga nagu see kuidagi tõi selle välja minus. Et elu ei ole nii tõsine. Või nagu... Mis seal ikka nagu... Big deal. Mul on terve elu mingid lehed käe peal. Big fucking deal nagu. Ma ei tea, kuidagi... Lihtsalt, et life's not that fucking serious nagu. Nagu nii äge. Ma ei tea. Mul on viimasel üldse ma kuidagi... Ma tunnen ennast nii hästi. Elu on nii lõbus, elu on nii äge. Võib-olla see on see mõte, et suvi on nii lähedal. Okei, mitte nii lähedal, aga ta hakkab tulema vaikselt. Mis on nagu nii vinge, ma nii ootan juba. See on nagu mu esimene õige suvi Tallinnas, mis on nagu üliägest, et noh, ma tulin küll linna nagu 2 aastat tagasi, aga eelmine suvi ma elasin ühikas, ehk siis ma pidin olema maal nädala või tähendab suvel. Ja siis ma nagu ei saanud seda linnamelu suvel nautida, aga nüüd ma saan. Ja see on nii äge. Mõtlesin mingid linnakad on praegu nagu mingi, mida sa ajad mingi, Tallinnas on nii ka, ma tahaks just maal olla. Aga see on lihtsalt see, et noh, ikka tahad seda, mida sul ei ole, on ju. Aga jah, ühesõnaga, see muudab takas. Natuke, ma tahaks teda näha juba ilma selle kleepsuta või nagu praegu ta on kuidagi, noh, ta ei ole nagu oma loomulikus olekus, you know. Aga ma tahaks nüüd siia taha teha enda kassist veel ühe tatoka mingi aeg.
nagu ma tahaks selle käe suht täis teha, aga ma nagu hakkasin ka mõtlema, et see jääb suht palju nagu mingeid aukusid. See võib-olla veits kole, nagu ma peaks võib-olla natuke paremini läbi mõtlema, mis ma tahan. Ja kuidas need hakkavad olema ja niimoodi. Aga jah, tahtsin lihtsalt rääkida teile, ma panen selle tatoveerija Instaga siia. Üli nagu tore tüdruk. Nagu kavandi tegemise jaoks läks rohkem aega. Aga ta tatoveerib ülikiiresti, kui sa tead, mis sa tahad, sa lähed sinna tund aega valmis jääda, nagu ülihea, nagu ülihea. Ja hästi hubane ja mõnus atmosfäär oli ka seal. Nagu reaalselt mingi kamine värki, mingi taimed, nagu täiega nunnu siuke. Jep, ühesõnaga, tahtsin lihtsalt teile rääkida, et life is not that fucking serious. Kui tahad endale midagi peale joonistada, mine joonista. Ja nagu see ei ole mu eessaadatakad selles mõttes, et nagu see mu teine, aga lihtsalt sellega ma kuidagi panin nii harjunud, see oli nagu nii tavaline juba, et ta mul siin on. Ja ma nagu ei mõelnud seda üldse niimoodi, et issa mul on midagi nüüd keha peal joonistatud. Aga nüüd see on nagu vähe suurem ja seda on rohkem nagu märgatavam. Eesti keel. Et siis on kuidagi nagu on mingi oh shit, ma tegin just üks asja. Aga nagu big deal, reaalselt big deal. Ja, mul on praktiline eksam, mul oli vahepeal koolis teooriaeksam ja praktika kaitsmine. Teooriaeksam läks mul niimoodi, et mul oli 10 punkti maksimumis puudu. 87 oli vist maksimum, sain 77. Mis on ülitore, sest et ma actually nagu õppisin ka või nagu ma nägin vaeva selle nimel ja ma nagu sain hea tulemuse. Ja siis oli praktika kaitsme ja seal me lihtsalt rääkisime, tegime nagu esitluse, kuna me olime 3 ühes samas kohas praktikal, siis me tegime lihtsalt esitluse ja siis esitlesime seda ja oli kõik nagu, see ei olnud mingi siuke hull, et mingi hakka nüüd kaitsma seda, et see käis praktikal, nagu see oli üli chill. Ja siis nüüd homme ongi hästi pikk päev, mingi hommiku 9:30 vist, õhtu kella 6-ni või midagi sellist. Et siis on siuke väga pikk päev, nii et fingers crossed, et ma teen eksami ära. Ma annan teile ka teada, kuidas mul läks. Ja kui saab selle eksami tehtud, siis ongi juba 15. jaanuar mul lõpetamine. Juhu! Et jah, saan oma paberid kätte. Siis ma saan olla paberitega juuksur. Vaat kui vahva. Nii et jah, olgu. See on kõik, mis ma tahtsin teile rääkida. Ma olen suht väsinud. Mul on nohu. Nii et joo, life is good. Ja kuidagi, ma ei tea, praegu on siuke huvitav aeg. Mul on hästi nagu, ma olen nii õnnelik või nagu I'm excited for life. Ma ei saa seda eesti keeles öelda praegu. Nagu ma olen elevil elu pärast või nagu see on nii huvitav, sest ma olen nagu tegelikult mulle hästi palju mõjutab seega, et milline on ilm. Kui ilm on siit, siis mul on täiesti mingi, ma ei viitsi mitte midagi. Aga nii kui päike paistab, saab tossud jalga panna. Ma täna käisin tossudega, ma olin mingi koppe, mul on koppe eest talvesaabastest, ma panen tossud jalga. Ja siis, igastahes kui ilmad lähevad paremaks, siis lihtsalt tuju on ka 500 korda parem. Nii et loodame, et suvi tuleb parem kui kunagi. Suvi tuleb parem kui kunagi varem oleks läinud riimi, aga et suvi tuleb varem, kui ta muidu tuleks. Ja et see suvi tuleb mega soe ja mega mõnus ja kõik on nii hästi. Ma nii loodan. Ok, davai. Bye. Topetluug. Sorry. No tervitused, see olen mina nüüd siin mingi 2 kuud hiljem seda vlogi montimas. Ma ütlesin seal ühes nagu selles viimases klipis, et mul on nohu, ma jäin koroonasse, ma kukkusin oma eksami läbi, ühesõnaga kõik läks väga allamäge peale seda, kui ma olin just rääkinud, et ma olen nii õnnelik ja mul on kõik nii hästi. Nii et ühesõnaga kõik läks jumala perse ja ma ei vloginud väga-väga pikalt, sest mul oligi nagu kõik oli nii lappes. Nüüd ma olen reebel tagasi, nüüd 2 kuud hiljem ma nüüd teen. Aga nüüd ma tegelikult ei olegi alustanud. Ei, ma alustasin täna vahepeal ei ole oluline, ühesõnaga see vlog siin oli väga igav, ma tean, aga ma ikkagi panen selle üles, ma tean, et ma ise kunagi tahan seda vaadata. Et ma kuidagi, meil oli tegelikult väga tore. Vlogis tundub, et see oli täiesti mõttetu trip, aga tegelikult oli väga-väga vahva ja aitäh Emmele, et ta mind viis.
aga jah, ühesõnaga ma jäin koroonasse lõpuks ja sellepärast ma olingi nii väsinud ja võib-olla terve see nädalavahetus ma olingi sellepärast nii väsinud ja nii nagu ma ei viitsinud midagi. Et ma tegelikult nagu mul olid juba mingid need, keha juba nagu, mida? Andis tunda, et ma hakkan haigeks jääma, Ühesõnaga, jah, igastahes ma nüüd siin lõpetan selle vlogi, sest ma ei teinud sellele kunagi lõppu ja lihtsalt, et saada see teile ülesse minema eest ära, siis ma teen selle lõpu ära ja pane subscribe, vajuta seda kellanuppu ka, sest et ma nagu ma ei uploadi regulaarselt, ehk siis lihtsalt kui tuleb, saad kohe vaadata, onju. Mis veel? Mine vaata mu Snapchati, Liisu 2003. Ma panen hullu seal. Ärge küsige, miks, ma ei tea. Ja TikToki ma olen hakanud ka nüüd aktiivselt postitama, nii et minge vaadake sinna ka. Ja Instagram muidugi. Ühesõnaga, minge vaadake igalt poolt mind, sest et ma viimasel olen täiega in the zone ja ma hullult üritan. Nii et jah. Olgu ma ei venitast rohkem pikemaks, davai, aitäh sult, sa vaatasid. Big thank you, I love you very much ja ma luban, et järgmised vlogid tulevad põnevamad.